Mobile autokeskus. Järelturu boss. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Tervist, on laupäev ja eetrisse läheb Motomelu saade ja võib öelda, et järjestikku juba number 2. Aga täna saates teeme võib-olla natuke sellise väikese jätkuloo eelmise nädala saatesse, nimelt vesinikust rääkisime, kuidas selle autoga sõita on, aga mis kõige olulisem on, millest me ei rääkinud täpselt, on tankimine, kuidas siis vesinikuautot tankida ja kuidas see protsess välja näeb. Samuti teeme ka ühe uue mudeliga testisõitu, aga mis kõige olulisem, sõidame ka Eesti autokaala autodega, nii et mõnusat vaatamist. Mul on väga hea meel jagada teile rõõmusõnumeid. Nimelt Kia EV-de perekonda on lisandunud täiesti uus liige. Nimeks tal on Kia EV4. Üle pika aja on tulnud meile siis üks sõiduauto. Tegemist on antud hetkel siis luukpära versiooniga, aga samast EV4-st on siis saadaval ka Fastback ehk et selline natukene sportlikum keretüüp ehk sedaanilaadne. Meil on olemas siis 2 erinevat akupakki, 58 kW-tunnine ja 81 kW-tunnine. Suurema akupakiga saab läbida siis kuni 625 kilomeetrit ja mõlemal siis versioonil on meil peal ka soojuspump ehk et aku siis tõesti peaks nii palju ka ideaaltingimustes välja andma, et soojuspump meie kliimas on hädavajalik. Selle Kia EV4-l on hästi palju nutikaid lahendusi, et millised su enda lemmiklahendused siin uuel autol on? Võib-olla nagu kõige sellisest uuematest asjadest on kindlasti digitaalne võti, ehk et autoga siis ei pea füüsilist võtit kaasas kandma, vaid võti on telefonis ja seda võtit saab siis ka mugavalt enda pereliikmete või sõpradega jagada, et autot saad siis nii käivitada kui ka siis siseneda autosse puhtalt telefoniga. No 2 väga praktilist asja, mis ma veel välja tahaksin Kia EV puhul tuua, on näiteks üks on parkimisabi. Nimelt, kui isegi sa pargid oma auto kõige kaugemasse kaubanduskeskuse parkimiskohale, siis ikka juhtub nii, et mõni auto pargib sind seal kinni. Siis sa saad kenasti oma telefoniga selle auto ilma autosse sisse istumata välja ajada. Ja teine hea nutikas asi on see, kui sa lähed näiteks perega telkima, siis tahaksid juua oma lemmikkohvi ja seda oma lemmikkohvimasinas, mis sul kodus kaasa võetud on, või elektrigrilli, ehk siis ta on nagu aku ees sul. Kui sa soovid autos puhata natukene, siis sul on võimalus nautida sellist kodukino elamust. Sellepärast, et sa lased oma istme mõnusalt alla, paned sobiliku meeleolu valgustuse ja vaatad siit ekraani pealt näiteks Netflixi. Loomulikult on siin autos olemas kõik juhi ohutusabid. Ta hoiab rida, ta isegi näeb, et kui sa hakkad ristmikule minema, ei pane tähele, tõmbab ilusti hoo maha või kui sa sõidad näiteks kurvilistel teedel lubatust suurima kiirusega, siis ta saab aru, et see on ohtlik ja võtab ka ise hoogu sul maha. Samuti ta jälgib ka seda, et sa püsiksid ikka oma silmadega tee peal, et ei vaataks kõrvale. Kohe käib selle kohta selline väike piiks, mida siit on kuulata, nii kui ma korraks kaamerasse vaatan. Et on hästi nutikas ja aitab juhil keskenduda just sõitmisele. Kui Kia EV9 oli maailma aasta auto, Kia EV6 oli Euroopa auto, et kas nüüd Kia EV4 on selline järgmine iti-hoiatus? No ma lisaks veel, et Kia EV3 oli eelmise aasta maailma aasta auto ka. Aga no loodame, et ta saab ikkagi tunnustatud järgmisel aastal, nii et kõik tingimused selleks on olemas.
tegemist on väga värske tulijaga, aga me oleme hoolitsenud selle eest, et kõik esindused omavad ka Kia EV4, nii et proovisõite saab teha ja autosid saab tellida ja autosid saab osta ja autod tegelikult saabuvad meile ka tehase tellimused suhteliselt kiiresti, sest seda autot toodetakse Euroopas Slovakkias. Väiksema akupakiga auto hind hakkab siis 43 390 ja suure akupakiga auto hind on 47 390, nii et tõesti kõik elementaarne meie kliimas vajalik on autos sees, on roolisoendus, esimeste istmete soendus, kõik võimalik turvavarustus, et juba sellest baasvarustusest saab tegelikult täiesti korralik auto endale. Kokkuvõttes võib küll öelda, et tegemist on ühe väga ägeda linna elektriautoga. Ta on hästi ruumikas, temaga on hästi mugav sõita ka maanteel, minna näiteks perega puhkama ja samas ta ei jää mitte kellegile märkamatuks oma julge disaini poolest. No kuule, kui ilusad autod ilusate kleepekatega on siin ritta seatud, see tähendab vaid ühte, et kohe on Eesti autogala tulemas. No enne kui me räägime, mis autode valituks nii-öelda finalistide juurde sekka said, siis tahaks teada, kui pikk see nimekiri oli, millest üldse valida tuli? 55 või 57 autot ja see põhjus oli hästi lihtne, et kui vaatad, mis on toimunud just Eesti autoturul viimase aasta jooksul, siis mitte, et ei ole tulnud uued mudelid või uudismudelid, vaid uued margid on tulnud ja enamasti need on Hiina tootjad ja neid oli kas 5 või 6 tükki siis automarke, mida varem ei olnud Eestis müüdud. BYD on tänavu aasta üks muljet avaldavaid uustulnukaid Eesti turul. Roheauto kategooriasse jõudis kenasti BYD Seal valikusse, kuid põhikategooriast jäi välja, sest uue tulijana mudeli valik on nii lai, et need hääled jagunesid erinevate mudelite peale sedavõrd ära, et mitte ükski ei jõudnud top 5. Hetkel sõidame Škoda Elrockiga, oleme juba sõitnud kärtskollase Renault 5-ga. Kia on veel sõitmata Dacia Bigster ja muidugi siis uus Toyota Land Cruiser 150 järeltulija. No ilmselt mõni televaate vaatab, et Eesti autokategoorias on Land Cruiser, Renault, et midagi on nagu pildil valesti, et kuidas need nagu omavahel konkureerivad? Noh, ma ei tea, kaugest otsast võtta, siis on ju ikkagi niimoodi, et kõik autod konkureerivad omavahel, aga ega finalistide puhul, et žürii oskab seda paremini rääkida, kes mida hindab. Minu hindamine käib alati selle järgi, et ma võtan selle näiteks Renault 5, siis ma vaatan tema oma segmendis, mis ta on toonud uut näiteks just sinna väiksemate luukpärade maailma, kas ta on teinud midagi revolutsioonilist üldiselt autonduses ja ega siis samamoodi Land Cruiser, kas ja milline on see vahe näiteks eelmise põlvkonnaga, et ka need kaks autot nii otse omavahel ei konkureerigi. Hea küsimus on see, et miks on vaja üldse siukest asja nagu Eesti autogalat ja aasta auto valimist. Eks inimestele antakse proovisõiduks autot keskelt läbi umbes tunniks ajaks. Ajakirjanikel ja ka siis arvamusliidritel, kes siis neid parimat autot valivad, on võimalus sõita natukene pikemalt ja proovida erinevaid mudeleid. Ja see on mõnes võttes ikkagi uue auto valijale kindlustunne, et ta valib auto, mis on heaks kiidetud oma ala spetsialistide poolt. Ehk siis uue auto valijana, olgugi, et see auto võib-olla ei ole võitnud, mida te planeerite või kaalute, on see teatav kindlustunne, et toppi pääsenud auto on turvaline valik. Eesti autogala testipäev on läbi, et päris selline autode rohke päev oli, et millised emotsioonid on? Emotsioonid on väga ülevad, ütleme niimoodi, et sai proovitud siin nii
täiselektrilisi kui ka poolelektrilisi ja ütleme niimoodi, et kogemus on olnud üllatav. No praegu ei või välja öelda, et mis su lemmik on, aga üleüldiselt, et kuidas sa hindad? Et oli lihtne teha valikut? Valikut ei olnud otseselt lihtne teha sellepärast, et igal autol on omad head ja veel paremad omadused. Et ma nüüd lähen rahulikult koju, hakkan mõtlema järgi, et mis siis nii-öelda need minu jaoks need kõige olulisemad asjad on, mis võiksid ka tavainimesele nii-öelda igapäevaelus olla nagu vajalikud ja kasulikud. No hästi palju oli seekord nominentide seas elektriautosid, et kuidas see tundub? Ütleme niimoodi, et minul endal ei ole kunagi elektriautot olnud ja eks nagu ka paljudel on see väike selline skepsis on olnud, et umbes, et kuidas siis see elektriauto ja niimoodi. Aga tuleb tunnistada, et päris mõnus on sõita sellises vaikuses ja kui leiad endale need laadimisjaamad, siis ilmselt ei ole ka mingit probleemi jõuda punktist A punkti B, olgu see kas või Tartu. Nii et täna sai žürii sõita, nüüd nad saavad oma viimase hinnangu anda ja grande finaale on siis 20. novembril T1 Venues. Svibi keskkonnast leiab igaüks endale ka pileti, võib sinna tulla, aga jälgige kindlasti Eesti Autogala sotsiaalmeediat sellepärast, et oma hääle saab anda nii selle rahvalemmikuga kui ka projektiautode kategoorias. Mobile autokeskus. Järelturu boss. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Loodub teieni Autosert. Vaata ka autosert.ee. Motomelu ei ole see saade, kus me ainult räägiksime nendest masinatest, mida saab osta või millega saab proovisõitu teha. On ka neid masinaid, millega omal ajal palju sõideti. Tere tulemast Kesk-Eestisse, Järva-Jaani. Siia, kus asub väidetavalt Eesti kõige suurem erakätes olev masinate kollektsioon. Ja nüüd on vanatehnika varjupaigas ka televisiooniga tihedalt seotud masinad. 40 aastat see Leas-tüüpi buss oli legendaarse filmirežissöör, operaator, loodusfotograaf, sellise mehe nagu Rein Marani suvekodus Matsalus. Oli tal kasutus lauruumina, aga üks osa bussist oli siis Rein Maranil töötuba. Ja läks aega, mis läks, aga heade sõprade abiga me Rein Marani käest selle bussi siia meie kollektsiooni saime ja kannab järjekorranumbrit 609. Millal ja kus kohas see buss päriselt tööd on teinud? Tallinnas 80. aastatel. Nii et olümpiamängude ajaks saadi selliseid 3 bussi ja konkreetselt see masin on nüüd olnud selle komplekti abibussiks. Nii et kui oli näiteks laulupidult või Kalevi staadionilt kuskilt ülekanded, siis päris telebuss, kes tegi siis juba otse ülekandeid, tegi ülekannet ja see buss oli siis nüüd seadmetel transpordiks. Tahtjaid oli hulgi aastate jooksul. Äratoomine oli üksjagu keeruline, kuna buss on väga pikk ja treilerile tõmbamine võttis 4 tundi aega. Enne seda oli tarvis veel omakorda natuke metsa maha võtta ja võsa raiuda ja maast natuke teda välja kaevata. Aga heade sõprade ja hea tehnika abiga peale saime, ära tõime ja siin koha peal panime ta siis pukkide otsa ja siia ta peaks jääma nüüd
rahvale külastamiseks, vaatamiseks. Tegime muuseumide keskuses sellise väikese diktorilaua ja imiteerimaks teaduste ja töökohta ja nende seadmete äratoomisel Tallinnast oli suureks abiks meie hea partner Autosert osaühing. Nii et ütleme niimoodi, et peaaegu olematu eelarvega ettevõtmine saab heade sõprade abiga alati edukalt läbi viidud. Teist samasugust riistapuud meie teada Eestis ei ole. No natukene on meil kahju, et originaalseadmeid on vähevõitu, aga televeteranid on siin käinud ja üldse ei ole pahaks pannud, et me oleme sinna sisustusse pannud ka ajastutruusid elektroonikaseadmeid, magnetofone, heliseadmeid, mida iganes, televiisoreid, mis siis imiteeriksid monitore ja kui meil õnnestub saada infot ja õnnestub saada veel ka originaalsemaid asju, siis vahetame aga jälle välja. Aga täis originaalasi on näiteks bussikatusel olev parabool, mis andis siis telesignaali edasi telemajale ja telemajast siis omakorda meie kõikide kodudesse, televiisoritesse. Ja leidub seal siis veel ka mikrofonide näitus, objektiivide näitus. Tulge vaatama, siis saate juba täpsema ülevaate. Kui külastate meie muuseumikeskuse kodulehekülge, see tutvustab kõiki meie ettevõtmisi ja kõik kontaktid on seal esile toodud ja meelega tuleme külastajate soovidele vastu, nii et tere tulemast! No kui mujal Baltikumis tangitakse nii-öelda halli vesinikku, mis on siis toodetud fossiilkütustest ja ei ole mitte kuskilt otsast roheline, siis meil siin Tallinnas on rohevesinik ja seda toodetakse siin samas selja taga ja meie oleme juba keskkonnasõbralikud. Jah, me oleme väga uhked, projekt on natuke viibinud erinevatel põhjustel, aga tõepoolest Eesti-maiselt toodetud rohevesinik siin samas selja taga see toodetakse, samas me saame müüa ja samas me hakkamegi seda vedama meie Peterburi teetanklasse juba kohe varsti. Tankimine on väga-väga sarnane surugaasi tankimisega. Ehk siis see, mis meil on Eesti Vabariigis ja üldse regioonis on juba aastakümneid olnud, on vesinik ja midagi muud kui surugaas ja tankitaksegi väga sarnaselt surugaasi masinaid. Nii et väga lihtne ja väga tavaline uus kütuseliik, võiks öelda mõnes mõttes. No meil tekkis vahepeal küsimus, et siin tanklas on võimalik tankida 350 barri, et kui me võtame näiteks Toyota Mirai, mis vajab 700 barri, et milles see number, et siin on 350? See tuleneb autode ja autotootjate sellisest tehnoloogilist omapärast, et sõiduautod kasutavad standardina 700 baari ja rekkad siis ja rasketransport siis 350 baari. Et siin ongi vaja rõhutada seda, et see 350 baari, mis me siin tänaväos saame tankida, ongi ennekõike mõeldud rasketranspordile. Jah, seda saavad tankida ka sõiduautod, aga põhiline sõiduauto tankla tuleb ikka Peterburi D77-sse, kus me ootame siis tõepoolest väga suurt taksoparki. Vau, nii lihtne see ongi. No ma arvan, kui siin tiitleid jagada, siis mina võiks küll täna ühe saada, näiteks olla esimene naine, kes on vesinik rekad käivitanud. Kahjuks küll ainult käivitunud, kuid ma loodan, et äkki ma ühel päeval saan sõita ka, kui ma load ära teen. No me ei saa üle ega ümber hinnast, et täna maksab vesiniku 1 kilo umbes 14 €, et seda kurdetakse, et on palju, samas on selline uus tehnoloogia, et on lootust, et see hind läheb odavamaks. Kindlasti me oleme väga teadlikud enda kliendi vajadustest ja selle hinnatasemest, et see on praegu algfaas, me käivitame, me õpime, me kindlasti vajame klientide tuge, ehk siis arusaamist ja võib-olla siin tuleb alati ka kaaluda sellist või meeles pidada sellist olukorda, et see hind on täna selline, et kui me räägime ikkagi võrdlusbaasis täna vastu diislit, bensiini või surugaasi, siis see ei tähenda, et see on sama 2 aasta pärast. Ja see on üks
komponent kindlasti tulevikus, mis hakkab määrama nii-öelda lõpphinda just CO2 ja erinevate uute direktiivide rakendamine, mis olemuses ei tähenda midagi muud, et kes saastab rohkem, see maksab rohkem ja vesinik, eriti kui ta on roheline nagu meil, annab kindlasti uue võimaluse. Rohkem tarbimist, kindlasti tuleb hind alla. No täna me peame selleks eraldiseisvalt sõitma nii-öelda maanteel kõrvale tankima vesiniku, et kas see hakkab olema niimoodi eraldiseisev või lõpuks saame tankida vesiniku nii nagu igal pool mujal tanklad? See on eesmärk. Me kindlasti, nagu ma ütlesin, et õpime. Meil on praegu avatud hanked Tallinnasse ja Tallinnasse, ütleme, nagu ma mainisin, Peterburi 77 kohe avanemas, aga samas on plaanin juba Pärnus, Täkupoisis ja ka Tartu Jalaka tanklas. Hanked on avatud, loodame siis häid tulemeid saada ja siis käivitada ka need projektid. Sellised suured brändid nagu Scania, MAN, Volvo on tutvustamas vesinikurekkasid ja nad on ka alustanud sellist väga head lähenemist, kus olemasolevaid tehnoloogiaid, näiteks diiselmootorid või gaasimootorite põhjal täiustatakse niimoodi, et nad saaks töötada sellise dual fuelina või päris vesinikuna. Ehk see toob selle lõppautode hinna kindlasti alla, see annab võimaluse väga roheliseks kaubaomaniku nii-öelda vedamiseks, ütleb kaua vedamiseks üldiselt. Ja võt need asjad on tegelikult võib-olla mida tahaplaanina natuke jäetud. Meie eesmärk on see kütuse või energiakandi ikka tuua sellisele hinnatasemele, mis oleks ikkagi võrreldav diisliga, kui me võrdleme seda energiasisalduse järgi ja hinna järgi. Nii et see on kindlasti saavutatav. 1 kilomeetri läbimine või 100 kilomeetri läbimine vesinikuga on meie eesmärk kindlasti, et ei ole kallim kui alternatiivkütuste, teised alternatiivkütused või siis teised konventsionaalsed kütused. No ongi võimalus partneritele uut energiakandjad hinnata, vaadata ja nagu ma ütlesin, küll need hinnad korrigeeritakse vastavalt turu olukordadele ja mis kõige olulisem, need hinnad tuleb võrrelda ikkagi natuke tuleviku perspektiiviga, mitte siis mis täna toimub, vaid see, mis toimub mõne aja pärast ja mis hakkavad siis tõesti toimuma keskkonnanõuete tõttu. Nii et see võimalus on olemas, lisavõimalus vedajatel, nii et ma arvan, see ongi kõige olulisem siin kohal. Ta ei ole midagi müstilist kütust, ta on võib-olla natuke keerulisem toota, käidelda, aga ta on ikkagi surugaas ja selle surugaasiga me saame päris palju. Tänase saate lõpetame natuke võib-olla eriliselt, sest et kui tihti sa ikka satud Eesti numbris olevasse vesinikurekkasse, aga millised põnevad lood meil juba järgmisel nädalal on, seda saate vaadata juba järgmisel laupäeval kell 11.30 ikka Kanal 2.